Tere! Minu nimi on Meego Remmel ja mäletan, sellest on natuke vähem kui 16 aastat tagasi, kui minu poeg Jakob Remmel, kes oli just lõpetanud gümnaasiumi, läinud Tallinna ülikooli õppima, tuleb ühel nädalavahetusel Tartusse, ütleb, et isa, Jumal rääkis minuga. Ta ütles, et ma pean rajama koguduse. Ja ma küsisin, kuhu? Ja ta ütles, seda pole Jumal mulle veel rääkinud. Aga ma tean, et mul tuleb rajada kogudus. Me hakkasime sellest rohkem rääkima. Ta rääkis sellest oma õega, minu tütre Lauraga. Ja üsna pea oli koos tiim, kes hakkas plaanima, kuidas rajada kogudust. Me käisime koos ligi pool aastat. Igal nädalal rääkisime sellest, milline see kogudus võiks olla ja kelleni ta peaks jõudma. Jakob, kes oli selle nägemuse taga, oli alati mõelnud, inimesed peavad saama päästetud. Ta on evangelisti Anniga ja ta mõtles nendele noortele, kes mitte kunagi kirikusse ei oleks muidu astunud, kui kirik oleks tulnud nende juurde, kui ta oleks olnud selline, et nendel on midagi sealt leida ja mingit kontakti saavutada läbi kogudusega Jumalaga. Ja siis 15 aastat tagasi, ma mäletan, see oli 5. september, oli selle koguduse avateenistus Tartus kinosaalis, mis oli täielikult välja broneeritud ja kuhu tuli nii palju inimesi, et me ise pidime minema kinosaalist välja, sest istekohti lihtsalt ei jakkunud, aga noori tuli palju. Ja läks mõni kuu ja see kogudus sai juba rajatud ametlikult esimese ristimise järel ja vormistatud juriidiliselt ja juba siis edasi astus meie koguduste liitu ja on olnud seni tegev üle Eestimaa. Tollel ajal Jakob mõtles, et see kogudus saab rajatud Tartusse. Aga hiljem tuli see nägemus, et tegelikult on terve hulk noori, kes elavad Tallinnas, tulevad juba Tartusse õppima või elavad Tartus, lähevad Tallinnasse õppima. Ja seesama küsimus, kuhu Jumal sa tahad, et see kogudus saaks paigutatud, tuli uuesti lauale. Ja nõnda sai rajatud kogudusele uus asukoht Tallinn, hiljem on tulnud Pärnu, nüüd on juba Haapsalu ja võib-olla veel kuskil. Ja kui sellele kõigele mõelda läbi 15 aasta nüüd, 16 aastat minu jaoks, siis ma näen, et Jumalal on palju rohkem olnud mõttes, kui me oskasime sellel hetkel kujutleda ka. Ja kui sa mõtled täna 3D kogudusele või sa mõtled lihtsalt kogudusele või Jumalale, siis Jumalal on väga palju rohkem mõttes, kui sina võid täna välja mõelda, kui sinu kujutluses võib olla. Ja sellepärast ma julgustan sind, et 3D koguduse näide on näide sellest, kuidas Jumal toimib ja tal on meie kõigi jaoks plaan ja tal on plaan, mis on suurem kui meie. Nii et anname ennast temasse ja laseme temal teostuda. Õnnistusi sulle kõiges!